aitäh ja vaba. Recording in progress ja võime ilusti alustada. Ja kõik näevad nüüd ka minu slaide. On nii, on nad ilusti näha. Tere tulemast rohesaadikute programmi. Ja täna on meie esimene meistriklass ning minu nimi on Ester Eomais ja olen selle programmi juht ning vean ka tänast päeva ning läheme siit teele. Mis on meie kokkulepped? Kokkulepped võiksid olla sellised, et hoiame oma need hääled mute'i peal, aga kui kellelgi on soovi midagi küsida, siis on võimalik kasutada tõsta käsi või samuti siis ka ma ikka vahel vaatan chati ja meil on ka mitmed arutelud, nii et tuleme ilusti siit edasi. No miks siis täna siin olla, et kõigil oli selle rohesaadikute programmiga võimalik liituda ja saate endalt siis küsida, et kas sa soovid luua kogukonda, mis inspireerib ja muudab maailma? Kas sa tahaksid olla mõjukas isik, mõjukas naine, kes suudab inimesi motiveerida ja kaasata rohelisema elu loomisel? Meie organisatsiooni, mida ma esindan, Eesti Ettevõtlike Naisatsioon, meil on ka selline nagu tunnuslause või tunnussõna ja see on esimese rea naine. Ja meil nüüd on ka siis rohenaine, eks ju, roheline naine, rohenaine. Ja mis see esimese rea naine siis tähendab? Tähendab seda, et kui sa mõtled selle peale, et sõidad Ameerika mägede, see on tavaliselt selline rong, millega sa sõidad, et kus sa tahaksid istuda. Alati saad ise selle istme valida, et siis esireas seelik käib üle pea, on natuke hirmus, on huvitav, uued tuuled, uued suunad. Või teine asi, oled seal kuskil keskel, jooksed kaasa, miks ka mitte, või tegelikult oled viimases reas ja vaatad, mis toimumas on, kui tihti viimasesse ritta infot jääb nii vähe, et scrollid oma telefoni ja midagi huvitavat ei juhtu. Nii et see programm on neile, kes tahavad olla esimese rea naised, nii et tere tulemast. Meie programmi liitus ja registreerus natuke üle 100 inimese ja täna on suur osa ka teist siin ja me ka lindistame selle, nii et selles mõttes on see ka hea võimalus järgi vaadata. Mis on meie ajakava täna? Kõigepealt mina annan siis ülevaate rohesaadikute programmist. Samuti teeme ka väikse sellise arutelu, ma jagan ka oma kogemust just selliste mõjuisikute eestvedamise oskuste suund osas. Teeme väikese arutelu gruppides ning on täna meil virtuaalselt külas Heidi Solba. Tere, Heidi! Tere! Heidi on minu hea sõbranna esmalt. Me alles just pühapäeval kohtusime ja parandasime maailma teiste mõjuisikutega, oled nõus. Aga täna eelkõige siis selle koha pealt, kuidas ta oma tööd teeb ja oma kogukonda loob, nii et selle teema juurde ka siis tuleme. Meie plaan on maksimaalselt 2 tundi, kuid me ei hoia selles mõttes sellest ajast kinni, et kindlasti üle aja me ei lähe, aga võib-olla lõpetame varem, aga pane ennast siis koos meiega teele 2 tunniks, tunne ennast hästi ja võta siit kaasa nii palju, kui tunned. Meie see programm on tegelikult osa siis roheettevõtluse äriarendusprogrammist, mis on meil toetatud Coca-Cola fondi poolt. Meie partneriks on ka EBS, kus ma ise töötan, õpetan juhtimise aineid ja juhatan ka paari õppekava ja meil on ka täna siin praegu kuulamas, kellega ma siin enne tehniliselt ka vestlesin, Siiri Tiivits-Puttonen, kes on just selle roheettevõtluse äriarendusprogrammi juht, nii et tere Siiri sulle ka. Et väga mitmed teist on siis selle äriarendusprogrammi osa ja meil on see kiirendina, on väga mitmed erinevad workshopid, töötoad, webinarid
ja eelkõige siis selle jaoks, et anda oskusi ka väiksematele tegijatele, et kuidas oma ettevõtted jätkusuutlikult teha, aga laiemalt meie ühine eesmärk on seda, et meil oleks ühine kogukond, kus on naisettevõtjad, kes omavahel toetavad üksteist, neil on ühised arusaamised asjadest ning nad arendavad siis jätkusuutlikke ettevõtteid ja meie tunnuslauseks on siis roheliselt on võimalik, aga jah, enamik, kes siin täna on selle äriarendusprogrammi osa, nii et väike tütrekene on siis see rohesaadikute programm, mida siis mina vean. Ja tänu Coca-Cola fondile, kellega me teeme aastaid Eina poolt koostööd, on see programm kõikidele osalejatele tasuta ja EPS on natuke siin kaasa aidanud omalt poolt, aga läbiviijaks on siis Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon. Panin selle info ka siia, sellepärast et see on hästi oluline, et see on ka üks viis, see on üks kogukond, eks ju, et kui me mõtleme, millist kogukonda mina hakkan looma või mille osa ma olen, et siis Eina on üks selliseid kogukondasid, mis loodi juba palju aastaid tagasi. Täna meil on 12 klubi. Siiri näiteks Siiri on roheklubist, mina olen ettevõtlusklubist, meil on Tallinna klubi, piirkondlikud klubid ja üle kuskil 200 liiget. Me tunnustame, tõstame esile naisi, mis on ka väga oluline, et sa mitte ainult ei vaata nina maas, mis sa ise teed, vaid näed enda ümber. Me igal aastal valime aasta naise, aasta noore naisettevõtja ja 5 aasta tagant ka aastate naise ning seisame erinevate asjade eest. Võrdsed võimalused ja õigused, samuti, et oleks rohkem naisi juhtivatel positsioonidel, enesetäiendamist, oleks rohkem naisettevõtjaid ja pakume eelkõige just seda võrgustikku ja julgust. Ja on mõned kindlad teemad, millega me ka tegeleme. Me oleme mitte ainult Eestis, vaid Euroopas ja maailmas ja peale roheteema väga olulisel kohal on ka palgalõhe. Just eile oli meil palgalõhe teemaline, soolise palgalõhe teemaline seminar ja Eestis on see ikkagi Euroopa üks suurimaid, aga eile me just tegelesime lahenduste, kuidas naised hakkasid ise investeerima, nii et kellel rohkem huvi on, siis vaata, panin siia alla ka Eina selle lingi ja samuti panin alla ka meie selle rohekiirendi lingi ehk meie oma portaali lingi, nii et kindlasti üks kogukonna loomises ja üks mõjuisikuks saamisel on ka see, et sa oled hästi võrgustunud, et sul on palju erinevaid kontakte ja tuttavaid nii otseses mõttes ja kindlasti Eina on ka üks neid, nii et igal juhul mul on väga suur au olla selle liige, olin ka ise 5 aastat president siin 2018 kuni 2022, nii et selles mõttes on sellist väga lähedalt eestvedamise kogemust ka endal võtta ja täna läbi rahvusvahelise Eina olen ma siis ÜRO esindaja Genfis, et tegelen siis ka rahvusvaheliselt nende teemadega, nii et võimalust ka mõjutada, kui sa oled kuskil liige, tekib ka see koht. Ja millele me täna siis vastuseid otsime, et ma panin siia need teemad ka kirja, et just kuna ma ise ka õpetamisega tegelen, et siis on väga oluline, kuidas sa ennast ka häälestad, et sa mõtleksid need teemade peale juba praegu ise ka. Ega mul ei ole neid vastuseid, ega Heidigi üksi tea, mis need täpsed vastused on, aga et sa mõtleksid selle peale, et kuidas panna ideed liikuma, et kuidas teisi inspireerida ja mis sind ennast sütitab, et mis on see, mis on sinu motivatsioon ja mis on ka mõned väljakutsed kogukonna loomisel. Nii et ole hea, kuula, mõtle, kaasa ja osale aktiivselt, et kuidas siis viia oma visiooni ideest teostuseni. Juba täna veel ei olegi oma seda kindlat ideed, mida tahaks teisteni viia, aga täna kindlasti saad siit ka inspiratsiooni. No kes need rohesaadikud siis on? Et ise siin kutsusin teid kõiki rohesaadikute programmi ja oleme selle enda jaoks siis nii sõnastanud, et kindlasti saate ka ise mõelda, aga kõigepealt on rohesaadik üks julge inimene. Ja ma arvan, et juhtimises, olles ise juhtimisega palju tegelenud eestvedamisega ka, et julgus on väga tähtis, et teha midagi natuke teistmoodi ja võib-olla ka mõnikord
kas just teha ennast naeruväärseks, võib-olla kriitika objektiks, aga kindlasti on sul julgust vaja, kes soovib ellu viia muutusi ja meie rohesaadikute mõttes just sellise rohelise elu ja jätkusuutlikkuse valdkonnas. Ja mitte ainult ettevõtluses või rohepoliitika teemadel, vaid ka elustiili mõttes. Me teame seda, et muutused algavad ikkagi meist igast ühest. Me tahaksime, et muutus on üks suur vaal. Ühe korra hüppad ja kõik on valmis. Aga tegelikult on see nagu delfiinid. Mitu korda tuleb jälle hingata, juurde õhku võtta ja jälle teha ja liikuda edasi. Ja seda on kindlasti ka siin meie programmis, et muutused on väikeste sammudega, beebisammudega, nagu öeldakse. Ja mis veel võib öelda, et oled eestkõneleja, rohesaadik on eestkõneleja, julgeb teemal sõna võtta, olgu see siis füüsiliselt kuskil kohtumistel, oma seltskondades, julgeb teha seda sotsiaalmeedias, aga räägivad asjadest lihtsalt ja selgelt ja kutsuvad ka teisi kaasa mõtlema ja tegutsema. Nii et lihtne, aga selline see meie arusaamine rohesaadikust on ja ma arvan, et siit on hea edasi minna. No kui me nüüd vaatame seda, et no miks just naised, eks ju, et mitmed on küsinud ka meie käest, kui me programmi teeme, et no kas mehed ei võigi siis osaleda, eks ju, et jah, et see programm on naistele, et nii ta on ja võib-olla ettevõtluse poole peal on see sellepärast, et naisi on ettevõtjatena oluliselt vähem kui mehi. Naiste ettevõtted on reeglina palju väiksemad kui meeste poolt loodud ettevõtted. Aga kui me räägime rohesaadikutest, siis siin on hoopis see mõju nagu nii-öelda vastupidine. Naiste mõju ühiskonnas on palju suurem. Ja ma panin siia ka 2 linki, siin on üks viide ja teise peal on teine viide, et mis siis ka nagu on reaalsed uuringutega, et naised on koduloojad, nad hoiavad seda kodu ja kui kõik hakkab see säästliku keskkonna loomine, algab ikkagi tegelikult ju kodust. Et kuidas me prügi sorteerime, mida me sööme, kuidas me oma kodu korraldame, millega me sõidame, mis meie lapsed teevad, et naiste mõju on siin äärmiselt suur. Naiste hoolimine on kindlasti suurem kui ainult endast hoolimine. Ja seda näitavad ka mitmed uuringud, et naiste hoolimine põlvkondadest nii ettepoole kui ka tahapoole, et naistega ühelt poolt on see nagu selline negatiivne fakt, aga kui vaadata nagu naiste sellist hoolduskohustust või hooldust, siis see on nagu kõvasti kaldu naiste poole, et naised hoolitsevad laste eest ja hoolitsevad ka oma vanemate ja oma pere teiste liikmete eakate eest, nii et see on ka väga oluline, et kuidas ja millest nagu räägitakse. Ja väga oluline on loomulikult ka see, et miks me naisi nii palju kokku kutsume, on ka sellepärast, et me hoolime, aga me vajame tuge ja me vajame tuge nii riigilt kui teistelt ettevõtjatelt, aga kindlasti ka sellelt, et naised toetavad üksteist. Ja üks tore ütlus on ka see, et kui naised toetavad üksteist, et siis imed juhtuvad, et seda me oleme ka kasutanud ja oleme ka oma koolitustel läbi aastate näinud, et kui naised saavad kokku, et tekib selline positiivne hea energia, tekivad uued mõtted, ideed, et kindlasti siin ka me teeme erinevaid ettevõtmisi, erinevaid selliseid metoodikaid, kus on võimalik omavahel ka rohkem tuttavaks saada. Ja siin on nagu väga selge teadmine, et siin on kõrval, te näete siis ka, et mul on siin kõrval ka kirjas, eks ju, et kui sa koolitad meest, eks ju, siis sa koolitad seda inimest ennast, kui sa koolitad naist, siis sa koolitad tervet tegelikult kogukonda. Ja veel eraldi on selline tore ütlus, kui mõtleme nagu tuleviku peale, et siin on ka meil täna nooremaid inimesi, natuke vanemaid inimesi ja mõtled ka selle peale, et kui sa koolitad naist, koolitad kogukonda, koolitad noort naist, siis koolitad uut muutust.
nii et selles mõttes on sellel nagu ka väga tore mõte. Ja no mis siin ka väga tuuakse nagu ikkagi välja, et ilmselgelt ka mulle meeldib see mõiste eesti keeles vastupidavuse tugisammas, kõlab nagu mingi selline tõeline, aga täpselt nii ta on. Et kui vaadata, kui mingites kriisiolukordades, kuidas naised käituvad, kuidas mehed käituvad, on ka uuringuid, et tegelikult kriisi ajal naised suudavad käituda väga optimaalselt, väga ratsionaalselt ja koonduda, teha koostööd. Et vastupidavus siis keskkonna poole pealt, eks ju, on, kui me vaatame ka, et nad on ühelt poolt saavad kõige rohkem nagu pihta, kui meil ei ole vett või meil ei ole, eks ju, meil ei ole toiduaineid, aga et nad on ka siis väga selgelt võtavad, see resilience on see ingliskeelne sõna, nii et naised hoiame siin kokku ja tõesti, miks muidu neid initsiatiive ka tehakse, et usutakse, et naised siin päästavad maailma. Kui me vaatame praegu, mis maailmas toimub, ma ei taha sellesse detaili minna, siis vaatame, kes seal kõik märatsevad ja kes ikkagi täiesti segaseid sõnumeid ajame, siis me näeme, et need on individualistlikud, egoistlikud mehed. Et me peame siin koonduma ja võtma selle vastupidavuse ja kogukonna tunde ja liikuma ühiselt edasi. Ja nüüd ma tahaksin küsida teie käest, pange palun chatti, et kui ma nüüd rääkisin teile, kes need rohesaadikute nagu see nagu süsteem on, et milliseid naisi te teate, keda te võiksite nimetada rohesaadikuteks? Kes on nagu need, kes on eeskujuks, kes võtavad sõna, kellel on kindel oma arusaamine asjadest, et ole hea, pane siia chatti. Et siis on siit ka näha, et keda ma siin siis näen. Et olge head, pange siia kirja. Kas tuleb mõni nimi meelt, et pange julged. Mul on ka mõned nimed, aga tahaks teie käest kuulda. Nii, vaatame, kas siin on keegi ka jaganud. Nii, ma näen siin, jah. Reet Aus, Karin Rask, Hanna Lahe, Reet Aus, Eeva Truuverk, Reet Aus, Evelin Sepp, ema Theresa, Greta Thunberg ja siis on see Stella Runnel, eks ju, Piia Post, Kaia Kairehunt. No näete, et meil tegelikult neid nimesid päris palju on. Ma ootan veel mõned nimed, et keda siin tahate juurde lisada. Anu Raud. Ja siit tuleb päris mitmed, näete ka seda chatti, et väga mitmeid erinevaid nimesid. Nii et selles mõttes meil täiesti need inimesed on olemas, keda me rohesaadikutena ka näeme. Aga no mina panen siit edasi, püüan siit nüüd liigutada. No mina tõin ühe välja, kes on rahvusvahelist ja kus võib-olla see rohesaadikute selline eeskõnelejate teema tuli, kes on ka natuke olnud vastuoluline, on siis Greta Thunberg, kes siis 2019 olles siis päris noorukene hakkas siis Rootsis kliima soojenemise vastu võitlema ja oli see kliimaaktivist ja miljonid tulid välja siis ka erinevad need nii-öelda reedeste streikidega, kus ta valiti siis ka 2019 valiti siis Timesi aasta inimeseks ja teda on nagu hästi palju esile toodud, ta on esinenud väga mitmetes kohtades. Ma just vaatasin ka, et võib-olla pärast Heidi oskab öelda, et mis ta praegu teeb, on ju, et ma vaatasin, et 2023 kuni praegu ei ole temast nagu palju kuulda, et ma usun, et ta ikka tegutseb aktiivselt edasi, aga jah, 2019
oli selline, kes väga selgelt ja väga julgelt võttis siis kliimateemadel sõna ja tõi selle teemaga avalikkuse ette. Mõnikord on vaja sellist natuke nagu üle võlli tegemist ka. Ja tal on väga-väga palju järgijaid oli sellel ajal, nii et ma lihtsalt siit, keda huvitab, et sellest on väga palju kirjutatud ja kes ka vaatab, et lihtsalt vaatab, milliste tegevuste, kuidas ta liikus, me ei pea neid nagu järgi tegema, aga milline on see meediamõju ja loomulikult Ameerika presidendile kõikidele käis ka väga närvidele ja ma mõtlen praegusele Donald Trumpile ja väga palju ka sai ka nagu sellist kriitikat, aga ta on väga julge ja selles mõttes üks selliseid kaasaja Jeanne d'Arc, kes siis selle teema osas nagu väga siis esines. No kui me nüüd korraks tuleme uuesti siia tagasi selle programmi juurde, et ma tahaksin siis korra rääkida ära ka, et mis siis programmis on, et ma olen selle eesmärgi meil siia toonud, täna on siin kõik ja meil on siis plaanis mitte ainult täna kokku saada, et see ei ole ainult ühe webinari teema, vaid meil on kokku siis 6 meistriklassi. Ja täna me oleme esimest korda koos ja meil on siis erinevad eesmärgid, olgu siis avalik esinemine, kuidas muudatusi ellu viia, kuidas oma brändi kujundada, kuidas kirjutada, kuidas esineda, et siis kõik, kes täna on siia liitunud ka, et me ootame teid kõigile 6 meistriklassile või siis nagu lindistust kuulama, aga koha peal on ikkagi. Ja siin on siis kõik need kuupäevad, et need on kõik meie sellel roheportaali rohesaadikute alamlehel ka ilusti olemas. Et juba järgmisel korral on 18. märts ja siis me räägime, et kuidas seda persooni brändi luua, kuidas luua sellist tugevat kuvandit ja olen kutsunud siis enda külaliseks ja läbiviijaks Signe Ventseli, kes on selle valdkonna üks parimaid asjatundjaid ja on ka meie organisatsiooni liige. Teisena, kui meistriklass 3 on siis mõjusate sõnumite koostamine, eelkõige siis selline nagu kirjutamise osa. Just kirjutamine on ka, jah, AI võib täna kõik valmis teha, kui pole head ideed, head struktuuri, siis tule sellest midagi. Et on meistriklass 4 on meil sotsiaalmeedia, et kuidas olla sotsiaalmeedias koha peal. Meistriklass 5 ja siin tähelepanu, et kuupäev veel täpsustub, kuna tegemist on mõjusa avaliku esinemisega, siis plaanime teha selle nii-öelda kokkusaamisega. Saab ka hübriidina liituda, aga et harjutada ja mõelda, siis tuleb kindlasti plaanis koos teha ning viimane meistriklass on siis mõjutamine ja muutuste elluviimine ja olen kutsunud siis külaliseks Rohetiigri eestvedaja Eva Truuverki, nii et selline alustame ja lõpetame 2 inimesega, Heidi täna ja Eva siis lõpus, kes on siis tõesti loonud väga suuri kogukondi ja muutust, aga vahele selliseid väga praktilisi ja mõnusaid tööriistu, mida üks rohesaadik kindlasti vajab. Ja et ootused osalejale, meil on nagu kooliprogramm, et olles ise ka ülikooli õppejõud, et siis selline kooliprogrammi teema, et ühelt poolt osaleda kõikidel meistriklassidel. Lisaks alati saab meie poolt, on meil ka seal meie roheportaalis, kus te kõik olete ka käinud, on siis erinevad roheteemalised webinarid ja alati me jagame ka siin webinari käigus erinevaid lisamaterjale ja midagi ka ette lugeda või järgi lugeda. Ja täna meil ei ole mingit töölehti, aga ma tean, et järgmistel esinejatel, kes meil on, neil on ka praktilised online täidetavad, virtuaalselt täidetavad töölehed ja praktilised harjutused, nii et saate kõik oma mõtted paika panna. Samuti selleks, et saada meie programmi väga väärtuslik tunnistus, peab iga osaleja kirjutama kas kogemusloo või artikli, jagama seda meie portaalis ja Ingrid Teomais, kes on meil siis selle 3. meistriklassi juht, tema siis ka juhendab. Annab tagasisidet kõikidele, juhendab ja samuti siis Brit Mesipuu, kes on meil selle sotsiaalmeedia poole eestvedaja järgmises meistriklassist, tema annab jälle juhiseid, kuidas seda sotsiaalmeedias nagu kasutada.
Ja samuti iga osaleja kas siis korraldab või esineb mõnel kogukonna üritusel. Ja juba on minu käest küsitud, et mis on kogukonna üritus. Kogukonna üritus on mõne klubi koosolek. Kogukonna üritus on näiteks lastevanemate kohtumine või lastele mõne teema ettekandmine või mis iganes, et saate minu käest küsida, kui neid mõtteid on, aga et kindlasti oleks ka selline ettekande pool ja seda me siis harjutame ka seal augustis, nii et selles mõttes aega on ja pärast me saame siis ka neile tunnistused anda, nii et tegemist on väga praktilise programmiga. Kui te, kallid osalejad, tunnete, et see kõik on ikkagi liiga palju, et ega me kohustada ju ei saa. Aga olles ise mitmes programmis osalenud, siis praktika teeb ikka meistriks, nii et julgustan teid, aga meie siis sellise programmi läbimise tunnistuse anname neile, kes siis juba kõik need asjad oma poolt kaasa teevad. Kui on küsimusi, võite panna ka chati, et ma pärast hiljem vastan, et ma praegu võib-olla küsimusi isegi siit ei võtaks, on ju. No nii, aga siis minu poolt siis väike ka sissejuhatus, kuidas siis inspireerida teisi ja olla selliseks mõjuisikuks. Ma ei hakanud selle kohta palju tarka teksti lugema, vaid tõesti mõtlesin ise. Et olles ise olnud ENA president, olles väga pikalt olnud ülikoolis mitmete õppekavade juht, olnud mitmete liikumiste eestvedaja, alati hästi aktiivne inimene, et mis on siis need reaalselt need asjad, et mis siis teisi, mis võiks nagu olla see, et kuidas siis teisi inimesi inspireerida ja olla nagu mõjuisikuks. Et enne kui ma lähen edasi, äkki sa paned chati, mis sa arvad, et mis see üks märksõna on, et mis sa arvad, et mis tegelikult see on, et mis see nagu see võti on või mis see keemia siin on, et kuidas siis teisi inspireerida ja kuidas olla nagu mõjuisikuks, et mis sinu arust see retsept nagu on. Ja siis ma jagan teiega paari oma asja. Vaatame, mis see üks kõige tähtsam asi teie arvates on. Võite julged siia kirjutada. No ma panen oma esimesena julgus. Julgus asju teha. Mis teie arvate? Nii, usaldusväärsus, eeskuju, teha seda, mida sa ise usud. Ja oluline tegutseda, hakata kuskilt pihta. Visadus, mitte allaandmine, väga oluline aspekt. Kuidagi täna mõnikord mõtled, et proovin ühte, proovin teist, kogu aeg midagi meeldib, ei meeldi, aga tuleb hoida seda oma joont, jätkusuutlikkus, järjepidevus, distsipliin. Kergelt ei tule ju midagi. Ootan veel mõned siia. Ausus ja sihikindlus. Väga mitmed kirjutavad seda sihikindlust ja see tõesti nii ka on, et ka juhtimises, kuna ise juhtimist õpetan, et siis selliseid heade ideede generaatoreid ja selliseid nagu korraks, selliseid särasirmi korraks on päris palju. Aga just, et hoida seda distsipliini, hoida fookust ja viia asjad lõpuni. Et neid olen minagi tihti otsinud tikutulega taga, et on palju, kes nagu, et tehtagu, meil on suured ideed, aga et mis siis päriselt juhtub. Nii et vaatame, mis ma siis ise siia kirja. Nii, kuidas ma siit nüüd lähen edasi, nii kohe panen. No kõigepealt esimene asi, mis võib-olla kui olla see mõjuisikuks või see, et on võib-olla see asi, mis ma ise olen mõelnud, on see, et millesse ma ise usun. Et mis need minu väärtused nagu on. Ja siia ei ole ma pannud mitte teie kõikide väärtusi, vaid mis ma ise usun, et mis on see õige samm.
Ja siia ma panin kirja, siis meil on see oma programmis ka, et nagu, millest me lähtume, kui me programmi teeme ja mis me tahame, et millesse meiega selle programmi liikmed, millest joonduvad ja mis nad teevad. Ja vot need on need, mis me oleme oma väärtustena kirja pannud. Aga mis on see, noh, need on niisugused väga olulised, aga mis on see, millesse sa ise nagu usud ja mis sa tahad, et meil on see roheline, eks ju, see hoolimine, täna seda hoolimist on aina vähem ja vähem ja teiselt poolt aina rohkem vajame, ausus, julgus, ettevõtlikkus ja uudishimulikkus. Et võib-olla esimene on see, et millesse ma usun, mis on minu jaoks oluline, ei pea olema nagu ainult roheväärtused, mis ma tegelikult usun, et millesse ma ise usun. No mina usun ka sellesse, et nagu läbi sellise lahenduskeskse ja positiivse suhtumise, noh, me jõuame ka rohkem, kui lihtsalt nagu näha neid halbu kohti. Teine, mis seda rohelist teemat nagu teema, millised on minu tegemised? Eks, kuidas ma käitun? Ja rohkem räägitakse sellest, et mitte, et mis me ainult, et mis on meie need, noh, mis on need nagu, noh, kuidas öelda, mitte mis ma olen või kes ma olen, vaid mida ma reaalselt teen. Ja kuidas ma käitun, et kõik hakkab ka pihta, et millist mõju see käitumine siis omandab, et see, milline ma olen inimesena, et tegelikult me ikkagi muudame selle nagu käitumiseks ja esimene siit ongi, et teeme koostööd, võtame vastutust, eks ju. Ja see on meie rohenaiste nii-öelda sellised ühised arusaamised, me lepime kokku, otsime uusi lahendusi, oleme inimlikud ja teiselt poolt tasakaalukad, et leida see viis, kus on tasakaal ühiskonna heaolu, meie ettevõtte tegemiste, minu isikliku pere heaolu, eks ju, rahalise tasakaalu ja sellise keskkonna ja looduse tasakaalu vahel. Et kuidas leida tasakaalu, ega see nüüd lihtne ei ole, aga see ongi see, mis me räägime täna, eks ju, et see 3P-d, inimesed, people, planeet ja profit, eks ju, kasum. Et kuidas leida tasakaalu, et see ei ole pidev nagu kogu aeg rohkem, kiiremini, paremini, et aga mis on need viisid, mida me nagu teeme. Ja ma tõin siia ära nüüd, et enne kui me lähme ise väikesse arutellu, et mis on need, et mis on see 3 asja, mida ma ise olen nagu järginud ja kui sellist rohesaadiku mõelda, et kui ma hakkan oma plaani tegema, et ma tahaksin mingil teemal hakata rohkem olla, luua mõju, olla rohkem esil, võtta sõna, eks ju, et siis üks nendest asjadest on kindlasti see, et ma autentsus, et kes ma olen, eks ju. Ja sellest räägitakse päris palju ja teiselt poolt see nagu usaldusväärsuse pool. Ja et aga näita, ole ehe, näitama tõelist kirge nende keskkonna või konkreetselt sinu teema vastu. Ja inimesed järgivad neid, keda nad usaldavad. Ja eks siit tulebki tihti ka poliitikute kriis. Poliitikutel on erinevad teemad, nad valivad teemad erineva elektoraadi järgi, eks ju. Ja siis ongi nii, et me ei usu neid, sest nad ei ole usaldusväärsed. Nad ei ole nagu nad ise, nad mängivad mingisugust rolli. Ja tõin siia ühe hea näite ka, keda ma isiklikult tunnen, kes on aasta noor naisettevõtja, mida Eina valis 2022. Kerli Ats, ka minu üliõpilane EBS-ist ja meie vilistlane. Täna ta on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juht, on taluliidu juht olnud, aitasin ta teha taluliidu juurde ka naisfarmerite ühendust. Ja tema on, tal on ka siin, ma pärast saada slaidid ka, tal on nagu väga lahe, ta käis meil konverentsil esinemas, et ta on ehe, ta tunneb teemat, aga ta on ise. Ta peab, tal on sealt ka see oma veisefarm, eks ju. Ta on rääkinud kuidas seda peret koos hoida, oma lapse kasvatamisest ja kõigest, et ta on selline ehe noor naine ja samas võtab ka sõna väga olulist teemadel, et püüab poliitikat muuta ka paremaks ka nende põllumajanduse selle poole pealt siis Euroopas. Teine on tugev visioon. Et mis see sinu visioon on? Et mõtle sina ka selle peale, et mis teema see on, millest ma tahan tegelikult rääkida. Ja see ei ole nagu hästi väike teema ja mitte väike teema, vaid et mis on see suurem pilt selle ümber, iga teema on oluline. Aga mis on see suurem pilt selle ümber ja samuti väga oluline, et ta tunneb selle valdkonna fakte ja on arengutega kursis. Ja siia tõin siis Karin Raski näiteks, panin ka ühe väga toreda
YouTube'i video, nimelt me oleme seda roheprogrammi teinud Einaga juba mitu-mitu aastat. Tema oli siis ühel korral Eina rohesaadik. Ta ei ole lihtsalt ta ei ole lihtsalt moelooja, vaid et ta on siis, teeb sellist säästlikku moodi ja alustas siin Kalamaja printsessiga, aga täna teeb siis sellist ka, et kasutab ära, millised kangad tal on ja kuidas ta toodab ja kõike, kuidas ta materjale kasutab. Et tal on oma visioon ja ta räägib sellest, ta samas tagasihoidlikul moel, aga et kui sa noh, vaatad või kui sa kuuled teda, siis ta ei räägi ainult oma riietüki tegemisest, ta räägib laiemalt sellest oma sellest põlvkonna, kuidas öelda, et ta mood kestab üle põlvkondade ja kõigest muust, nii et hea näide siit ka. Ja kolmandaks on eeskuju näitamine, et inimesed teevad ikkagi selle järgi, et kui sa ise elad oma tegude järgi ja oma põhimõtete järgi, siis on teistel lihtsam ka neid järgida. Ja noh, see eeskuju, see nagu on, kui sa ise tegelikult teed teisi asju, kui su sõnad on, et ega siis inimesed ei usu sind. Ja tõin siia ühe näite, Katariina Papp, kes ma usun, et te teate ka tema on olnud meie roheettevõtluse programmiga seotud. Ja tema on ringkarbi idee autor ja edasiviija ja tema on ka reaalselt kirjutanud, rääkinud, kuidas, kui ta läheb mõnele üritusele, kus on teada, tal ühekordsed nõud, siis ta võtab sinna need nõud ka kaasa. Nii et noh, selles mõttes on oma need karbid kaasa, kasutab ja tõesti, me oleme ta noh, ka kodus, ta on rääkinud see, kuidas ta kodus neid asju teeb, kuidas ta alati, kui ta restoranis käib, kus ei ole seda ringkarpi, ta alati pakub seda ja täna ta perega teeb siis ka erinevat ühte näitust ja kõike muud, nii et selles mõttes ka ta on tõesti usub sellesse ja ka rasketel hetkedel, kui ettevõte ei lähe väga hästi, noh, ega see lihtne ei ole olnud, see ringkarbi idee käivitamine, siis ta jääb sellele oma põhimõtetele kindlaks. Nii et sellised näited ka. Ja nüüd me teeme, enne kui me läheme külalise juurde, me teeme väikese arutelu rühmades ja vaata siit nüüd neid küsimusi, eks ju, sest ma püüan nüüd siit ise kuidagi ka nendesse rühmadesse teid panna. Et ma jätan need küsimused endale selles mõttes, võtan vahepeal share'i maha ja siis panen uuesti, aga te seal väikses grupis ei näe. Et ma panen teid väikestesse rühmadesse, kolmestesse rühmadesse, et saate kõigepealt, saage omavahel tuttavaks või kui olete tuttavad, saate näha, et tere tulemast jälle. Ja mõtle selle peale, et mis on see sinu teema, natuke valideeri, mis sina soovid kogukonnas muuta. Et mis see sinu teema võiks olla või mis sul juba on täna? Ja kuidas sobid sellesse teemasse, et kuidas olla selles teemas ehe ja usaldusväärne? Milline sinu plaan on ja kuidas sa seda plaanid siis ka ellu viia, aga eelkõige just selline teema pool. Paneme kolme kaupa, panen teid 15 minutiks, ma võtan selle share'i maha, aga nii et teema siis on see, et milline on sinu teema, milles sa soovid nagu kogukonnas muutust luua. Ja kui seda veel ei ole, siis küsi teiste käest, et mis on sulle hingelähedane, et mis need teemad on. Ja nüüd ma siit proovin siis maha võtan sellest share'i maha, kallid sõbrad, ja püüan leida siit break-up room'id. Vaatan jah, break-up rooms, signing, okei. Ma ei tea, palju meil saate vaata, mitu inimest meil siin koos on, siis ma tean, mitu meil on 64 inimest. Nii, siis ma teen siit. Mõtlen 64, kes oskab paremini arvutada, matemaatika ei olnud minu selline põhiaine, aga ma jagan kohe ära, 64. Jah, teeme 20 ruumi, vaatan, kas ma saan nii palju siin üldse teha. Nii, aga läheb. Nii. 1 minut, kallid sõbrad. Great. Ja ma siis open all rooms ja siis 15 minutit on see teie aeg, nii et head arutamist teemal, et mis on see sinu teema, mille sa tahaksid mõjuisik, eeskõneleja olla.
nüüd peaks kõik siit saama liituda. nii, kes mul nüüd siin on, kas teie ei saanud gruppi või kes mul on siin, Sofia, Mari, Signe, Eneli? kas ma midagi tegin valesti või? kõigil peaks see võimalus tekkima.
tere tulemast kõikidele tagasi. Pane kõvasti, siis pane. Tere tulemast kõikidele tagasi. Ma usun, et kõik on tagasi ja kuulete mind ka. Ma vaatasin, käisin natuke salaja kuulamas ka mõnda rühma. Mõni küll ei liitunud, aga mõned olid ka kahekesi, aga loodan, et saite natuke omavahel rääkida ja võib-olla ma jagan siin just seda oma teemat ka, et ma usun, et kõigil on selline oma teema, et minu teema võib-olla täna ei olegi nii roheteema, aga võib ka laiemalt seda nagu mõelda, et lisaks sellisele just sellele, et olla ise oma elustiililt keskkonnasäästlikum, ei ole küll sel teemal veel palju sõna võtnud, et püüan ennast eelkõige parandada ja olla sel teemal usaldusväärne, aga et see minu teema on see, et kuidas toetada ja viia kokku siis Ukraina põgenikud ja kuidas tegelikult need, kes siin Eestis on, naised oma lastega, et kuidas nad leiaksid täna selles raskes olukorras selle oma koha ja leiaksid Eestis Eesti naiste hulgas sõpru ja teeme ühte suurt programmi, mille eestkõneleja, eestvedaja ma olen, kus siis täpselt see teema on, et tuua kokku 250 Eesti Ukraina naist ja et see visioon ja eesmärk on just see, et luua seda ka kogukonda. Ja eeskuju ongi see, et sa oled selle teemaga seotud, sa räägid ja kuuled ja tutvustad neid inimesi, nii et loodan, et saite ka natuke oma teemasid jagada. Ja minu esimesed sammud, et kohe jõuan ka meie külaliseni, kellelgi on veel see, ole hea, vaata, et sul oleks mute'i peal. Et minu esimesed sammud kogukonna loomise puhul, olgu see siis naisettevõtjate kogukond, roheteemade kogukond, et siis võib-olla esimene on see, millest ma ise olen ka lähtunud, on siis just see, et mitte ülearu nagu vastanduda ja leida sellist võimalust positiivseks mõjutamiseks. Mõjutamise psühholoogia ütleb ja praktika ju kinnitab, et inimesed on altimad muutustele, kui neid julgustatakse, mitte ei kritiseerita. Ja keskseks on ikkagi see, mis on need lahendused, mis me saame teha, mitte ainult probleemidele, võtame kas või palgalõhe, me teame, et see on Euroopa suurim juba palju aastaid, aga mis on need lahendused? Ja lahendust on, et olgu siis see, et me võtame siin ette, kuidas investeerida, kuidas olla palgaläbirääkimistel parem. Teine on see, et just selle kogukonna loomine ja ma arvan, et eelkõige on vaja just sellist julgust ja energiat ja inspireerivat visiooni. Ja oma sellise esimese poole võtaks siis kokku sellega, et kui olla see valdkonna eestkõneleja või olla oma väikese teema, olulise teema, muud tehiteks teha see teema nagu suureks. Alusta kuskilt, omaette üksi mõeldes. Nii ei juhtu maailmas palju. Võta endas julgus kokku ja hakka vaikselt pihta. Leia kellegiga ühised huvid, kirg ja kogemused. Kahekesi on natuke vähe, kolmekesi on juba rohkem. Meil on ka siin rohenaiste tiim, lehvitan kõikidele, kes ka täna osalevad. Erinevad inimesed, aga meil on ühised huvid, ühine kirg, ühine kogemus, me tahame seda jagada. Ja väga lihtne on ka see, et ikkagi tuleb kokku saada ja arutada. Teoreetiliselt ja e-mailide saatmisega või lihtsalt Messengeris olles seda ühist arusaamist ei teki. Ja selleks, et kellegiga koos asju teha, on vaja kokku saada, on vaja asju arutada. Leia oma kogukonnale kodu, olgu see organisatsioon, oma podcast, oma väike ringkond, olgu see mõni klubi, mõni lihtsalt kokkusaamine, kus see sinu kodu on selle kogukonna jaoks. Ja siis juba too rohkem inimesi kogukonda ja et leia see, et ma ütleks, et need on võib-olla need, mis mind on aidanud, aga ka laiemalt siis ikkagi valideeritud ettepanekud, julgus, leia ühised huvid, kirg
kas see on see ikkagi see sinu teema ja mõnikord see kirg ka kasvab aja jooksul ja mõnikord ka teemad muutuvad, aga pea vastu selles teemas. Leia oma kogukonnale kodu ja too inimesed kogukonda. Nii et see oleks selline sissejuhatus meie rohesaadikute programmile, et kes see rohesaadik on, mis on meie programmi eesmärgid ja samuti, et saaksid juba mõelda kaasa ja hakata selles suunas mõtlema ja tegutsema. Aga täna ma olen kutsunud endale siia külalise, ühe väga inspireeriva naise, Heidi Solba, kes räägib kohe ise endast lähemalt ja jagab ka meiega oma lugu. Ta on siis maailmakoristuse juht ja eestvedaja ning meie Heidiga kohtusime palju aastaid tagasi, me õppisime koos EBS-is magistriprogrammis. Ei hakka ütlema, aga ütleme ära, et see oli eelmisel sajandil. Me ei olegi nii vanad, aga nii ta on. Ning siis juhtus nii, et ühel segases olukorras või nii, me jõudsime koos Bahraini Women Leadershipi konverentsile kõik esinema. See konverents oli selline kaootiline, nagu mõnikord Bahrainis. Kaootiline natuke oma korralduse koha pealt ja meie ettevõtlikud naised, oli veel teisigi, Signe Ventsel, kes on siin meil ka ja Anna-Liina Uusmaa ja kes me veel oli, kohe Heidi aitab, eks ju. Krista. Ja Krista, mul on NATO esindaja, NATO selle organisatsiooni esindaja Eestis. Me võtsime oma gruppi kokku ja hakkasime ise endale asju korraldama ja seal kohapeal on ka väga inspireeriv eestlane ja sealt sai meie selline sõprus alguse ja võiks öelda, et me mingis mõttes oleme kogukond, kes esindavad väga erinevaid rühmasid. Me seisame kõik parema maailma nimel ja me aeg-ajalt kohtume, alles nüüd pühapäeval kohtusime ja tõesti, me ei rääkinud nii-öelda igapäevaelust, me tõesti rääkisime asjadest, et kuidas mingeid muutusi ellu viia ja et see on selline ka omamoodi väike kogukond või see võib tekkida mingist konverentsist. Et see on ka selles mõttes minust väga nagu selline inspireeriv lugu, et ei pea tingimata nagu teadlikult otsima neid inimesi, et kui sa lähed kuskile ja sa oled avatud ja sa leiad need endaga ühtemoodi mõtlevad inimesed. Nii et tere tulemast, Heidi, ja ma lõpetan siit share imise ja annan sõna sulle. Aitäh, Ester, ja aitäh teile kõigile, kes te juba tund aega olete sellel toredal kanalil ja jõudu ja jaksu teile selles toredas töös, mida te olete koos tulnud tegema ja kogema inimesena. Ja minul on palutud, et ma täna räägiksin sellest maailmakoristusest ka ikkagi, sest et nii palju, kui ma ei ole Eestis sellest maailmakoristusest rääkinud, siis ta ikkagi on tulnud inimestele natuke üllatusena, et me selline organisatsioon siin oleme. Nii et mul on olemas slaidid ja slaididel on isegi üks video, mis on 2 minutit pikk ja see video näitab koristust meil nii Jeemenis kui Kambodžas kui Ukrainas, mõndades riikides ja annab sellise tunnetuse sellest mastaapsusest. Ja ma arvan, et presentatsiooni ajal võib-olla, et ma toon ka mingisuguseid toredaid mõtteid veel juurde iseendast küll, aga kindlasti peale presentatsiooni on hea meil vastata kõikidele küsimustele, sest et juhtimine rahvusvaheliselt ja muudatuste juhtimine ennekõike on tõepoolest nagu see teema, mida ma viimased 10 aastat olen teinud. Aga nüüd Estri palvel ja teie loal ma siis jagan slaide oma enda presentatsioonile, tutvustamaks siis seda, mida me siis siin nii-öelda teeme. Ehk siis läheme siis teele. Inglise keeles on mul küll slaidid ja ma loodan, et te pahaks ei pane, et ma tihtipeale just esinengi inglise keeles, aga täna on siin muide ka paar teemera inimest, nii et neile kõik ilus tuttav. Ehk siis tegelikult on väga uhke öelda maailmas, et kõik see tore idee maailma koristuse kohta ja pihta sai alguse Eestist. Et ikkagi sündis Eestis ja tema esimene selline beebi oli ju 2008, kui sai tehtud Eesti riigi koristus kevadel, tuntud tänaseks kui kevadtalgud. Ja ka ta täna tegelikult täiesti ilusti eksisteerib, mina võtan sealt ka alati osa.
ehk kevadeti me läheme kõik välja ja seda tegelikult ei juhi ju meie organisatsioon, vaid seda juhib Eestimaa looduse fond, nii et need toredad ideed on võib-olla, et siis teistes organisatsioonides täiesti olemas, aga mõte on ikkagi endiselt see, et kuidagi kultiveerida sellist nagu keskkonnateadlikkust ja hoida oma keskkonda puhtana. Ja minul isiklikult tundub, et Eesti on sellest ajast saadik oluliselt puhtamaks saanud ja tihtipeale eeskujuks ennekõike selles valdkonnas, kui me vaatame, millised on meie tänavad ja ma usun küll, et täna ei ole nagu väga palju neid eestlasi, kes võib-olla avalikus kohas viskaksid asju maha või ütleme eestimaalasi, kes avalikus kohas asju maha vistakse. Juhul, kui see juhtub, siis kindlasti on kuskil ikkagi inimene, kes ütleb, et ära nii tee või noh, pöörab sellele tähelepanu. Aga idee oli väga suur toona ju, et koristada ära Eestimaa 1 päevaga ja tegelikult see idee tuli Toomas Trapidolt, kellest teenimatult nii palju ei räägita. Ja siis on Rainer Nõlvak, kellest räägitakse oluliselt rohkem, tuli ideega juurde, ütles, et jah, aga teeme seda 1 päevaga. Nii et 2 mehe äge visioon moodustas siis Eestimaa 1 päeval puhtaks koristamisega. Ja mina toona töötasin, ma olen töötanud kõigis 3 sektoris, ka avalikus sektoris pikalt ja organisatsioon, kus ma töötasin ettevõtluse arendamise sihtasutuses personalijuhina ja ma tõin välja kogu organisatsiooni ja nende perekonnad, kaasa arvatud iseenda oma perekonnaga. Ja tegelikult see koristusaktsioon toona maikuus siis tegelikult muutis minu elu hästi palju. Mitte, et ma ei hakanud tööle Let's Do Itis, aga ma muutusin kui inimene. Ja väike lugu siis iseendast siia juurde ka, et mul oli toona kaasas 3-aastane poeg, sest ma tahtsin talle anda tunnetust või arusaama väärtustest, mis on prügi ja et ei tohi prügistada ja ma võtsin ta lihtsalt kaasa. Me sattusime küll väga koledasse kohta koristama, mis on Ülgase küla, Maardu külje all. Ja siis edasi, kui me olime kõik ära koristanud, siis läks paar nädalat mööda ja ma sõitsin autoga lasteaeda. Ma elasin toona siis Muuga aedlinnas ja meie ees teepervel käis üks meesterahvas, kes viskas siis üks suurema plastikpudeli nagu kraavi. Ja minu poeg küsis, et miks see onu nii teeb ja minul tal vastust ei olnud. Ja vahel on niimoodi ja võib-olla see on ka teile võib-olla mõtteks ka, et kui su süda on nagu sellises kohas, kus sa isegi nagu ajuga enam ei arutle, et kas ma julgen seda teha, julgen ma minna dialoogi, lähen ma ta juurde, siis tegelikult minu keha reageeris niimoodi, et ma pidasin selle auto suhteliselt kitsal teel tegelikult kinni ja ma isegi ei pannudki tähele, et liiklus hakkas ka seisma, aga ma läksin selle mehe juurde ja ma ütlesin talle, et mul on autos 3-aastane, ta oli siis 4-aastane poeg, kes käis siit samast lähedalt koristamas selle suure teemera talgutega ja ta nägi, et sa viskasid selle plastikpudeli nüüd siia kraavi. Ja ta küsis mu käest, et miks sa seda tegid? Ja tead, mul ei ole vastust, et äkki sa mulle ütled, mida ma ütlen sellele lapsele, et miks sa viskasid selle pudeli kraavi. Et ma olin selline rahulik iseenesest ja ta ei ütle mulle midagi, ta läks, tõstis selle pudeli sealt kraavist uuesti välja ja läks kohe oma aiast sisse. Aga mida see mulle andis, ma olen seda lugu väga palju rahvusvaheliselt rääkinud, et see andis mulle tegelikult, ma nii mäletan kõiki neid tundeid, mis puudutab seda koristust ennast, et ta muutis mind sellisel viisil, et ma tajusin, et kes ma olen nagu inimesena ja mis asi on prügi ja et ma korjan siin teiste prügi, et sul tuleb nagu nii palju erinevaid nagu emotsioone selle käigus. Ja ma justkui nagu tundsin, et ma olen nagu Eesti riigi kodanik ja ma võtan vastutuse selle eest, et minu riik oleks puhas. Ja ma võtan vastutuse selle eest, et ma korjan siin kuskil Maardu küla mingisugust prügi. Ja see muutus oli nii suur, et ma hakkasin nagu justkui nagu selle puhta mõtte kaitsjaks, et kui ma nägin hiljem kuskil, et keegi prügistas, ma läksin rahulikult inimese juurde, see pole hullu, korjame nüüd ära, näed, siin on prügikast, et ära rohkem nii tee. Et niimoodi mul juhtus selle poja lasteaeda viimisega ka, et ma reageerisin. Ja see on kõik olulisem selle juures, sellepärast, et me loome justkui muutust läbi selle, et inimese mõttemaailmas ja tunnetusmaailmas on järsku midagi nii palju muutunud. Ja mina väidan küll, et täiskasvanud inimest on üsna keeruline, kui et võib-olla polegi võimalik muuta läbi selle, et ta midagi loeb
ja siis ta hakkab teistmoodi käituma. Et ikkagi see tuleb läbi emotsioonide, läbi rakkude ja mina usun sellesse, et tihtipeale tuleb see inimene nagu viia tegevusse, kus ta nagu tajub iseennast läbi selle tegevuse. Et see on minu isiklik kogemus ja ma olen seda ka hästi palju jaganud oma elus. Et selline lugu ja see on ka põhjus, miks sellel maailmakoristusel on väga suur selline visioon. Aga nüüd see Eesti koristus, kus kõik alguse sai, siis tegelikult see oli väga võimas ja suur, sellepärast et isegi Eesti Vabariigi president toona oli ambassador ja ma mäletan, kui ma isegi ei olnud ju selle organisatsiooniga toona seotud, ükskõik millist kanalit ma lahti ei teinud, siis kõik rääkisid sellest ja mulle tundus toona see nagu nii nagu selline mõte, et ma ei saa aru, kuidas üks asja üldse võimalik teha, aga näed, ometigi tehke ära ja Victoria Kuus, kes siin on, oli ka siin täiesti ilusti tegev. Nii et Victoria, suur tänu sulle, et sa seda kõike tegid toona ja mina siin ilusti kaasas olla. Aga jah, 600 partnerit umbes 6 kuud, kogu seda ettevalmistust tegevust ja nüüd tuleb sellest sinises on hästi oluline sõnum. Et tegelikult, kui oleks teinud Eesti riik toona samasugust projekti, kogu oma kommunikatsiooni, kõikide partnerluste, kõikide kokkutoomise ja mobiliseerimisega, siis ja selle vabatahtlik töö oleks arvutatud toona rahasse, siis aastal 2008 oleks selle hind olnud 22,5 miljonit euri. Ma ei kujuta ette, kui suur täna on, aga 22,5 miljonit euri 2008 on üli suur eelarve. Rääkimata sellest, et kui siin tegid inimesed, tulid kogukonnana kokku 6 kuud, siis arvestatavalt arvatakse, et riik oleks teinud seda 3 aastat. Ja loomulikult palju õnne, sisuliselt peaaegu et 5% siis sai kaasatud neid eestimaalasi, aga mitte ainult eestimaalasi, ikka päris palju välismaalasi ja muidugi üks mõte veel siia juurde, et kui sul on nagu piisavalt hull idee ja neid hulle ideed on siin eestlastel palju olnud ja kui sul on hull idee, siis äratab nagu tähelepanu ja toob kaasa ja lõpuks teeb ka ära. Nii et see tehti ära ja oli siin ka väga palju üks rahvusvahelist huvi ja on olemas ka väga tore selline Teeme ära talgud video aastast 2008, natuke vanamoodne, aga ma soovitan vaadata, sest seal on nagu 5 sihukest olulist õppetükki, et kuidas seda siis teha. Ja see video läks väga viraalseks ja siis hakati pöörduma siis Teeme ära sihtasutuse poole toona, et kuidas siis seda koristust ikkagi oma riigis ka teha, ütleme teistes riikides. Nii et tegelikult 2008-2009 olid kaasas veel Läti ja Leedu ja riburada pidi tuli Ukraina. Mingil hetkel tuli isegi Brasiilia ja mõned Aafrika riigid, kindlasti hästi palju Ida-Euroopat. Nii et nii ta edasi läks. Ja siis nüüd jätan suure osa nagu ajaloost nagu vahele, sest aega napib, aga Let's Do It Foundation ehk siis Let's Do It või Teeme ära sihtasutus oli ka ühel hetkel selline organisatsioon, kuhu mina sattusin ja aasta oli siis 2015 ja toona, ehk siis 10 aastat tagasi ja toona oli tekkinud idee, et aga kuna nüüd seda võrgustikku siin natuke, ütleme on ju, et ja me oleme püüdnud teha ka maailma koristust, mitte koristuspäevana, aga lihtsalt aasta jooksul erinevad riigid teevad erinevalt moel neid koristusi, et aga seda mõju ikkagi ei ole. Ja tarbimine kasvab, inimeste, ütleme, teadlikkus ei ole suurenenud, populatsioon kasvab, tootmine kasvab ja et kuidas seda mõju siis ikkagi saada ja siis ühel päeval tekkis selline tore idee, et aga kui ühe riigi asemel, ütleme Eesti riik siin koristas ühe päevaga oma nii-öelda riigi puhtaks, aga juhul kui teha nad kogu maailm ühe päevaga puhtaks, et äkki sellel on nagu suurem mõju. Nii et me vaatleme seda kui kampaaniat. Ja meil tihti küsitakse, et miks te teete koristust 1 päev? Meie idee ei ole tegelikult ju ainult koristada või maailma ära koristada, sellepärast et maailma ära koristamine tõenäoliselt ei olegi väga võimalik, arvestades seda, et 40% maailma rahvastikust elab Indias ja Hiinas, siis see vajab väga erilist strateegiat, kui mõelda Hiina ja India peale. Aga kui mõelda selle peale, et selline tugev kampaania toob kaasa tugeva tähelepanu, palju masse, kaasab sektori üleselt, ehk siis tuleb juba valitsusasutused ja noored inimesed nii edasi, et siis on see mõjusus märkimisväärselt suurem. Aga töötada selle nimel, sa töötad selle nimel terve aasta, et see oli see point.
ja kui mina sattusin sellesse organisatsiooni, siis minu ülesanne oli siis see võrgustik üles ehitada, kes osaleb maailmakoristuspäeval. Ja sellest võrgustikust, kes justkui varasemalt tegi selliseid juhuslikke koristusi, siis sellest jäi mul järgi ainult 35 riiki. Aga need, kes järgi jäid, need 35 riigid, olid väga tugevad. Nii et tulin ma siia siis personalijuhi taustaga ja ma kasutasin ära siis 35 riiki ehk et nende tarkust ja ehitasin üles mentorsüsteemi ja samas hakkasin otsima nagu uusi riike ja minu katsed kõik põrusid, sellepärast et kui mul oli algselt naiivne arvamus, et see idee on nii lahe ja kõik sihtorganisatsiooni personali, ütleme, otsingu sihtorganisatsioonid tulevad kaasa ja ütlevad, pole midagi, et ühest riigist me kindlasti leiame sellise Rainer Nõlvaku, et meil on 150 riiki vaja. See oli mu eesmärk, et siis selle me saame teha. Et absoluutne null, et mul ei tulnud sealt mitte ühtegi liidrit ja koostööd sellises mastaabis mingite riikide või organisatsioonidega, rahvusvaheliste organisatsioonidega väga võimatu teha. Aga toona sai hakatud käima siis natukene nagu konverentsidel, rahvusvahelistel konverentsidel, kus oli siis selliseid noorteorganisatsioone ja keskkonnaorganisatsioonide konverentsil, kus ma siis selle teemaga ka üles astusin ja seal ma sain küll tähelepanu. Ja ma sain näiteks JCI-st 26 liidrit ja riburada pidi teistest organisatsioonidest ka, aga see minu töö, ülesehitamise töö oli 3 aastat pikk. Ja mul ei olnud mitte ühtegi juhendit materjali selle pihta, et toona, kui ma Eevaga seda arutasin, siis Eeva ütles, et ma ei tea, kuidas sa teed, mind ei huvita, et tähtaeg on 2018 ja esimene maailmakoristus, et siis peab 150 riiki, 150 Rainer Nõlvakut peavad olema koos 50 riigist. Ja, et siuke väga lõbus ettevõtmine mulle. Ja ega ma ometi nendest riikides kõikides käima ei pea, alguses ütles, et pead küll, aga õnneks ei läinud asi nii kaugele, et ma tekitasin need riigid ja siis mul oli võimalus regioonideks neid nii-öelda paigutada, nii et tänaseks on näiteks Aafrikas 43 riiki ja niimoodi nii edasi, et ma sain regiooniga neid kokku tuua. Esimene maailmakoristus, ma olen veel sellel slaidil, seepärast, et ma räägin sellest organisatsioonist, kus ma täna töötan, aga esimene maailmakoristus siis Let's Do It Foundationiga sai tehtud, siis jah, see indikaator 150 riiki sai lõpuks 157 riiki, nii et viimane riik tuli maailmakoristuse hommikul, kes ütles, et tema tahab ka kaasatud olla, nii et tuli justkui nagu niimoodi suvakalt sisse ja see oli väga tore, see oli American Samoa, et see on territoorium. Ja see maailmakoristus, esimene maailmakoristus, võib-olla te teate, et me teeme neid ju ka selliste broadcastidega, et on niisugune suurem stuudioprogramm ja meil on alati kõnekeskus ja meediakeskus ja siis me nagu vaatame, kuidas siis need riigid siis üle maailma on koristanud, korjame kokku nagu ägedat informatsiooni, kes on kaasatud, mis on huvitavad leiud, mis sel päeval kõik toimunud on ja nii edasi ja seda kõike me teeme kuni tänase päevani. Et me hakkame tegema 8. maailmakoristuspäeva, et see tundub mulle endale ka nii uskumatu. Aga see esimene maailmakoristus nüüd ikkagi oli esimene kord teha on ikkagi väga keeruline, sest et sa ju ei tea täpselt, kuidas sa teed ja mida sa teed ja kuidas see kõik läheb. Toona me mobiliseerisime küll 17,8 miljonit, mis muidugi ei ole mingi suur maagiline number, aga ütleme, ühe organisatsiooni jaoks on see ikkagi suur number. Maailma mastaabis see ei ole suur number. Aga ikkagi oli niimoodi, et see pikk teekond selle esimese maailmakoristuseni ikkagi väsitas selle tiimi ära. Ja Eeva toona ütles, et tema tahab puhata aasta otsa ja inimesed ütlesid, et tegelikult selles foundationis ka oli selline mentaliteet, ütleme ikkagi teadmine tekkis, et tegelikult me teeme ainult üks kord seda maailmakoristust, et siis me hakkame midagi muud tegema. Ja nii ta ka läks, kui me nüüd praegu seda ju teame, kuidas ta siis teistmoodi siis kulgema hakkas, aga mina olin nagu sellele võrgustikule nagu ema eest. Ma töötasin nendega ööd ja päevad ja 24/7 ja kui te teate Lähis-Idat, siis nendel pühapäev on tööpäev ja reede on vabapäev ja neil ei ole ka jõule. Nii et minul tihtipeale neid puhkuseajad või puhkupäevad olid väga sellised hektilised, et ma arvan, et need esimestel aastatel ma töötasin tõesti kõik päevad. Ja
ja minule tekkis nagu justkui nagu teine perekond oma perekonna juurde ja mul tulnud nagu kõne allagi, et me teeme ainult üks kord maailmakoristust, sellepärast et väga paljud riigid, kes justkui meiega teele läksid, väga paljud on arenguriikidest ja nad alles alustasid selle mõttega, et mis on nagu see prügi ja kuidas me seda muutust siis nüüd oma riigis nagu loome. Ja me arutlesime seda organisatsiooni sees, arutasime ka võrgustikuga ja tegelikult tekkis idee, et olgu, et teeme siis maailmakoristust edasi, aga seda teeb võrgustik edasi, et seda ei teinud foundation edasi ja võrgustik võib teha oma organisatsiooni. Ja siis me juhtisime need asjad selles mõttes juhtuma, et kui 2019 peale maailmakoristust 2019 jaanuar, siis oli meie veel üks suur selline sündmus, mida me teeme, et me toome mu võrgustikuga kokku aastas korra ja et siis oli meil niisugune suur konverents ja siis konverentsi käigus otsustatud, et tehakse uus organisatsioon. Ja siis oli päris mitu inimest ka, kes foundationis tegelikult oli ka kaasatud sellesse teemasse ja valdkonda. Me juhtisime selle nii-öelda juhtuma. Küsisime veel viimasel hetkel Eva käest ja Kadi käest ja Rainerigi käest, et kuule, et kuidas, kas meil süsteemi ikkagi nii ära ja siis kõik ütlesid jumala eest, minge teele, et siis vähemalt see asi elab maailmas edasi ja jumal teab, kui suureks või mõjusaks ta üldse minna võib. Nii et siis tekkis selline organisatsioon, mida te siin näete nagu Let's Do It World. Ja mis on nüüd vahe, et meie oleme mittetulundusühing, et me ei ole sihtasutus, mis tähendab seda, et me oleme juhitud kogu selle võrgustiku poolt, meie kõige kõrgem võim ongi volikogu, kus ei ole kõik 164 riiki, kellega ma täna tööd teen, vaid on 65 nii-öelda siis liiget. Mulle väga meeldib rõhutada, et me oleme Family Sense keskkonnaorganisatsioon ja mis tähendab seda, et me kõik tunneme üksteist. No mina tunnen absoluutselt kõiki küll, sest see ongi minu töö, nendega koostööd teha ja kui me saame aastas kokku, kui meil tekib see võimalus, me aastas kokku saame, siis on nii tore näha, kuidas Jaapani liider tuleb ja kalistab Nigeeria liidrit ja kuidas Kambodža liider jagab oma mõtteid näiteks Mehhiko liidriga ja need konverentsid, kui me koos oleme, siis tegelikult annavad võimaluse 4 päeva vahetada ja ka ööd vahetada oma mõtteid, parimaid praktikaid, elada välja nii-öelda oma raskeid hetki ja leida niisugust kamraadlust maailma tasemel. Ja see on nii jõustav, et sa lendad sellega terve aasta. Nii et see on väga tore organisatsioon. Tihtipeale mul küsitakse, et kuidas sa jaksad seda tööd teha, et veel 10 aastat järjest sellises suuruses. Et need on, mul on väga palju raskeid hetki olnud ja mul on väga palju hetki, kus mul on käed rüppes ja ma ütlen, et ma ei jõua ja ma ei tahagi enam. Ja siis ma magan ära. Järgmine hommik ärkan ülesse. Ma ei tea, mutt on tagasi ja jõud on ka ja energia ka ja polegi mind nagu maha jätnud, et ma siiralt usun ja ma ütlen seda, et võib-olla mulle nii meeldis see teie mõttekäik, et mis siis on see oluline asi, et jah, sihikindlus on ülioluline. Järjepidevus on, ma ei tea, see on nagu number 1, et sa nagu ei anna alla. Aga seda on nagu siis lihtne teha, kui sinu idee, kui sinu mõte, kui see, mille eest sa seda teed, on seotud sinu hingeteekonnaga ja minul on ta seotud minu hingeteekonnaga. Ja see on empowerment, sellepärast, et see tuleb mõnes mõttes isegi universumist. Ma olen täiesti veendunud, seepärast, et vastasel korral ma ei istuks siin toolil, ma oleks juba ammu lõpetanud ja ma ei tea, mida kõike veel, aga kuskilt tuleb see jõud, kogu aeg tuleb. Ja jõud tuleb ka sellest, ja see on väga õige, Ester, sa ütlesid autentsus. Oskus olla autentne, olla mina ise, võt rääkida nii, nagu ma siin räägin, teiega nagu kõikide oma sõbrannadega näiteks ja jagadagi seda lugu, et nii oli ja nii ma tunnen. Et autentne olemine on väga oluline, et olla iseendaga kontaktis, oma hingeteekonnaga kontaktis ja teenida seda, mida sa teed. Nii, aga siis meie organisatsiooni juurde korra tagasi, et jah, tal on väga suur mobiliseerimisjõud. Mul on võib-olla üks näide veel sellest ka, et ma olen olnud juures nähes, kuidas Ukraina sõtta läks ja kuidas töötas üks mittetulundusühing ehk Let's Do It Ukraina on meie kõige suurem Euroopa liider ja kõige suurem tiim.
ja mind kaasati sõja esimestel tundidel Telegrami süsteemi, et nad ei töötanud WhatsAppidega ühegi teise kanaliga kui Telegramiga. Ja ma olin ainus inimene väljapoolt siis Ukrainalt, kes siis selles Telegramis oli ja ma nägin, kuidas nagu praktiliselt 1 tunniga ehitati üles võrgustik, kus oli 1206 inimest üle terve Ukraina, kelle peamine eesmärk oli jagada informatsiooni, sest kui on kriisisituatsioon, siis esimene asi on informatsioon. Ja ma nägin, kuidas see, nagu see pärm põhimõtteliselt kasvas ja kuidas see info kogu aeg liikus. Hästi selge on, hästi oluline on väga selged reeglid, mitte ühtegi pilti, mitte ühtegi emotsiooni ega reaktsiooni, et mitte tekitada seda vahtu või müra, vaid ainult konkreetne informatsioon. Siis oli teine kanal, kuidas jagada nõuandeid ja veel kolmandatki kanalit, nii et Ukraina tegelikult võib-olla üks põige veel juurde, et siis te saate aru, millega see organisatsioon suuremana tegeleb veel. Et Ukraina alustas sõja esimestel päevadel SOS Ukraina projekti, mille eesmärk oli jagada üle terve Ukraina, kaasa arvatud sõjapiirkonna kõige suuremad purustused ja kuna see koordinaatorid töötasid seal, et jagada toitu ja jagada kõike humanitaarabi. Ja meie ei ole Eesti meedias suurelt sellest üldse rääkinud, seepärast et meil olid käed, jalad tööd täis, ma ise suutsin korjata sellel hetkel üle 100 000 euri ja kanda ja saata sinna läbi Rootsi. Ise ei saanud meie organisatsioon headquarters mitte midagi, aga too hetk nagu see liikus sinna. Pluss mitu rekkatäit erinevaid esemeid ja toitu ja meie enda võrgustik kogu Euroopast Läti, Leedu, siis Itaalia, Kosovo, Albaania, Rumeenia, Eesti, kõik me saatsime suuri rekka täis asju siis Ukrainasse. Nii et see projekt, siis ukrainlaste projekt sai ÜRO auhinna, aga sellest me ei ole ka meedias rääkinud, et me ei ole üldse meedias väga palju rääkinud, sest me midagi teeme tööd, ütleme siis nii. Nii. Aga jah, meie peamine suur projekt on siis nüüd edasi, ongi siis see maailmakoristuspäev, mis on siis 8. aasta sellel aastal. Teine väga kihvt projekt on Digital Cleanup Day ja loomulikult nüüd te olete näinud, kuidas Telia seda sellel aastal on hästi võimsalt minu meelest tegi, mina vähemalt nägin väga palju neid sõnumeid, aga see idee tuligi Telialt, Telia enda palvel, aasta oli 2018, kui nad ütlesid, et neil on selline projekt tulemas ja et kas me ei tahaks seda viia rahvusvaheliseks. Too aeg meil oli väga palju tegemist maailmakoristusega, uue organisatsiooniga, mis on Let's Do It World, aga kui ka saabus koroona, siis meil oli võimalus pööratada viisiks, et me teeme Digital Cleanup Day ja see lendas kulutulena üle terve ilma, nii et me oleme ka seda sadades riikides teinud ja tänaseks on igasuguseid uusi algatusi maailmas tekkinud, mis tegelevad seda digitaalse jalajälje teemaga ja see on väga hea, et see nii on, aga jah, Digital Cleanup Day on 15. märts sellel aastal üle terve maailma. Nüüd minu beebi on veel siin, et ma tegelen haridusprojektiga, educational program, mis on Sustainable Environmental Educational Program ja ta on ka brändid, et ta on siis tegeleb koolihariduslike programmidega, andmaks siis õpetajatel erinevaid tööriistu, me oleme ära digitaliseerinud selle programmi, selles on erinevad võimalused, mida kool saab teha oma õpilastega, kuidas ta saab õpetada, ta on interaktiivne, seal on nagu erinevad küsimustikud, auhinnamängud, videod, ta on niisugune mänguline, ta algab jah koristusega, kindlasti on sorteerimine hästi oluline, kuidas taaskasutada on oluline, kuidas rohelist entrepreneurship'i, mis on ettevõtlust teha, kuidas sorteerida, meil on väga suur rõhk on biojäätmetel, aiandusel, kasvatamisel, puude istutamisel, nii et see on väga suur skoop, mida ühele inimesele üldse anda, noorele inimesele koolis ja ma olen juhtinud seda 50 Namiibia koolis, 50 Tansaania koolis ja ma loodan väga, et nüüd koos UNESCO-ga me oleme kohe ka Botswanas selle projektiga ja meil on võimalik nagu laiemalt seda koostöös siis teha. Nii et kui nüüd mõelda, et maailmakoristuse mõju ju ei ole koristus ise, vaid sotsiaalse muutuse tekitamine, selleks meil on vaja kriitilist massi, selleks meil on vaja sektorite üles koostööd ehk töötada valitsustega, äriorganisatsioonidega ja kindlasti väga mõjus on töötada noortega ja töötada noortega just nimelt hariduse valdkonnas.
nii et kogu selle mõte on siis inimeste teadmise muutmine, kui me räägime maailma koristust, digital cleanup day'st ja nii edasi. Ja loomulikult koristusaktsioon ei ole mitte midagi muud kui tegelikult arusaam sellest, et me oleme ikka oma maailma täiesti vussi keeranud ja et me peame koristama minema, aga nii, et see prügi ise on siis nagu, kui rääkida, kõik see on nagu haigus, siis see on nagu see sümptom. me tegelikult peame siis tegelema selle haiguse tekitajaga ehk ühelt poolt siis meie teadlikkusega, tootmisega ja kõikide regulatsioonidega, mis siis tuleb kogu sellest jäätmeahelast. Aga noh, nüüd siis millega maailma hulluks ajada ja ma olen seda ka ÜRO-le mitu korda ütelnud, et meie peamine eesmärk on saada kokku mass 5%, aga siis meil on vaja ka Hiinat ja Indiat oma 40%-lise populatsiooniga, mis on kogu maailma rahvastikust, et tekitada sellist suuremat nagu muutust. Aga ütleme 5% võis olla 10 aastat tagasi, tänasel päeval räägitakse ka 3,5% et tekitada sellist suuremat muutust. Ja need protsendid on selles mõttes olulised, et kui sul on selline kriitiline mass kohal, siis ta juba saab selle tähelepanu, ta juba saab selle meedia, ta juba saab, ütleme, erinevad asutused, institutsioonid, eriti valitsuse siis nii-öelda pardale ja kui see kõik juhtub, siis tegelikult me saame hakata rääkima sellest, et eelduseks süsteemseks muutuseks on loodud. Me ei tee kuskil mingit pisikest koristust, vaid et me kaasame kõik olulised osapooled ja me tegelikult, kui me suudame tegelikult koristada kellegi järgi maailmakoristuspäeva, siis on küsimus, mida me veel suudame teha. Ja siis, kui me oleme need osapooled nii-öelda kokku toonud, siis me saame sealt nagu edasi hakata mõtestama, mida me veel teeme. Projekte, kindlasti kõige olulisem on kogukonna kaasamine, kogukonna ja kohaliku omavalitsuse vaheline koostöö on väga kriitiline. Võib mõelda, et Eestis on see lihtne, aga Bangladeshis või Pakistanis või ma ei tea, Jeemenis see ei ole üldse lihtne, aga nende organisatsioonidega me koos töötame. Aga nüüd ma näitan teile ühte videokest, ongi siin Jeemen, et selline see maailmakoristuspäeva algus kuskil riigis, kuskil isegi võib välja näha, et ma ise olen jalutanud plastijõgedel, mis on 260 kilomeetrit pikad, algavad Yaoundé'st, näiteks Kameruni pealinnast, kus elab 2,5 miljonit inimest ja kui on mussooniaeg ja vihmad, siis kogu see plast koondub kuhugi jõkke ja selle jõe peal sa võid käia 260 kilomeetrit kuni ookeanini välja. Nii et loomulikult ükski koristus ei ole seal mitte mingisugune lahendus, vaid süsteemne muutus on lahendus. Aga rääkides korra Kamerunist, enne kui ma Jeemenisse selle pildiga lähen, siis tegelikult oli see väga huvitav käimine selles mõttes, et näha riiki, ilmselt see ei ole ainus riik maailmas, kuhu maandub Euroopa Liidu ja üsna teistegi riikide, kes on, ütleme, sellise tarbija mentaliteediga ja tugevamad majanduslikult riigid, näha nagu neid jäätmeid, mis sinna nagu tuleb massides, ka need samad Humana või ütleme selliste organisatsioonide jäägid, tõenäoliselt kingad lademetes, riided lademetes, ma ei tea, rehvid lademetes, elektroonika lademetes ja kõik see põleb seal kuskil, nii et see päikest ka ei näe, siis see andis niisuguse tunnetuse, et ma olen põrgu ees kojas ja tegelikult peab nagu vaatama maailma seega mitte ainult sellest mättaotsast, mis on sinu mätas, vaid vaatama seda väga suurt pilti, sest õhk, mida me tarbime ja vesi, mida tarbime, on kõik üks. Aga lähme Jeemenisse.
ja, et siin oli siis päris mitu riiki näha. Aga nagu ma ütlesin, et kui on tugev kommunikatsioon ja on kaasatud, ütleme, seda kriitiline mass inimesi, et siis me saame alles sellest mõjust rääkima hakata. Aga reaalsus on see, et see video oli nüüd tehtud enam kui aasta tagasi, et me oleme tegelikult 7 korda siis maailmakoristust siin teinud. Me oleme kaasanud siis üle maailma 114 miljonit inimest, mis on peaaegu 1,5% rahvastikust. Ehkki ma ütlen niimoodi, et ma kahtlustan, et need, kes käivad tegemas ja koristamas, võivad olla kattuvad inimesed. Aga meie mõte on tegelikult jõuda ka ju nendeni, kes tegelikult ei käi koristamas ja ma arvan, et me peamegi neid kõige rohkem kõnetama, kuid ikkagi see number on väga suur. Ja kuigi meie oma tiim on 164 riigis, siis tegelikult on neid riike, kes alati ilma tiimita ka kaasatud on alati olemas, nii et tegelikult me oleme läbi aegade üldse viinud maailmakoristust 211 riiki, mis on 95% kogu ÜRO liikmesriikidest. Meil ei ole seal kunagi olnud Lõuna-Koread, ei ole kunagi olnud Eritread, ei ole olnud Aafrika Keskvabariiki, et on nagu mingid riigid, kes mitte kunagi ei ole olnud, aga suur osa siiski ju on ju. Niimoodi, aga siin on siis nagu numbrid, et need on olnud kasvavad ja siis, kui tuli koroona 2020, et siis ta kukkus ja 2021, mis on arusaadav, pärast seda on ta ikkagi kasvanud. Nüüd see World Cleanup 2024, see 19,1 miljonit oli eelmise aasta seisuga ja mul ei olnud seda raportit veel koos, tegelikult on ta 23, üle 23 miljoni, aga see on ainult meie võrgustik, nii et sellel aastal oli kõige suurem number tegelikult üldse, 23 üle 23 miljoni ja osales tegelikult üle maailma nii palju inimesi, kes kõik süsteemist ja regast läbi ei käinudki, nii et see on ainult meie võrgustiku number. Ja tihtipeale on küsitud, et millised on need riigid olnud, kes on siis teinud see 5 ja 6 ja mis iganes protsenti, et siin on nagu, meil on nagu 5% klubi justkui, et neid ikkagi on olemas. Ja võib-olla siuke keerulisem liik on Indoneesia selles mõttes, et ta on ju ääretult suure populatsiooniga ja üks viis, kuidas me saime seda teha, et me tegelikult kaasasime skaudid, et kui skaute on kuskil maailmas, ma arvan, 40 miljonit, siis pooled neist on Indoneesias ja läbi noorteorganisatsioonide me saame nagu väga palju inimesi mobiliseeritud. Nüüd, kas see nagu tekitab mingisugust nagu ka muutust ühiskonnas, selles ühiskonnas on see muutuse tekitamine olnud ikkagi väga keeruline, ehkki siin on kõik ministeeriumid peaaegu kaasatud, kui rääkida Indoneesiast maailmakoristusse, aga neil on ka väga palju projekte, mis on nagu taaskäivitatud täna nagu mingid uued roheprojektid, mis on nagu sellest maailmakoristust kõik välja kasvanud lokaalsel tasandil. Ja siin on väga suuri üllatajaid, Mosambiik on minu jaoks üks suurimaid üllatajaid, aga ta võttis ja kaasas sisuliselt kõik koolid ja tegi koos haridusministeeriumiga, ja liider teeb iga päev midagi, iga päev toimub Mosambiigis maailmakoristuspäev sisuliselt mingisuguses piirkonnas. Ja suur üllataja on Sloveenia, kes tegelikult on teinud nii suure koristuse, et neil ei olegi vaja rohkem koristada, nad sümboolselt on kaasas maailmakoristuse ainult 500 osalejaga. Aga kui nad kunagi selle koristuse tegid, mitte maailmakoristuse päeva käigus küll, siis nad tegelikult suutsid mobiliseerida nii palju inimesi, et kui statistika ütles, et 91% inimestest teadis, et on koristuspäev, 50% nendest teadis, et see on alguse saanud Eestist, et selline uuring tehti kunagi, siis tegelikult riik juba hakkas otsustama ringmajanduse suunal ja Sloveenia on üks nendest riikidest Saksamaa kõrval, kes kõige rohkem siis sorteerib ja taas kasutab oma prügi, et selles mõttes nad on täielikult eesriiklendid ja meie oleme neist poole võrra maas, kui rääkida Eesti riigist. Nüüd niisugune jututeema siia veel, et tänasel päeval, kus me oleme teinud 7 maailmakoristust, siis tegelikult me oleme saanud ka ÜRO päevaks. Me oleme ainus Eesti organisatsioon, kes on saanud ÜRO päevaks. Teekond sinna on olnud aastate pikkune ja väga järjepidev ja see ongi see, et sihikindel ja nii edasi, et see, ma ei võta seda au kindlalt mitte endale ainult, Raudpolt ei võta. Esiteks ma annan selle au meie võrgustikule, alati võrgustikule, sest nemad töötavad selle päeva nimel oma riikides nagu Afganistan, nagu Jeemen, nagu Ukraina sõjas.
erinevad Aafrika riigid, näiteks Somaalia, ääretult keerulistes tingimustes ja siin on ka päris palju liidreid, mina kaasa arvatud, kes annavad omaenda pere arvelt, võib-olla võtavad oma perelt mingi raha või asja või võimaluse, et saaks selle koristuse nagu ikkagi ära teha. Et selline on see olukord mittetulundusühingus ja need mastaabid on tõesti hästi suured. Nii et ma annan selle au neile, ma annan kindlasti au kõikidele inimestele, kes kunagi üleüldse on selle teemaga lagedale tulnud, oma kätt külge pannud, kogemuse saanud ja ehk oma energia siia andnud. Ja see ühisenergia on see, mis selle tegelikult on nagu edasi viinud. Ja Eesti Vabariigi välisministeeriumile kindlasti, kliimaministeeriumile, toonastele ministritele, kes samamoodi selle teemaga tegelesid, sellepärast et ÜRO päevaks saamine saab toimuda läbi riigi ettepaneku, läbi peaministri ettepaneku ÜRO Peaassambleele. Aga meie minemise viis on olnud natukene teistsugune, sellepärast et me oleme seotud olnud sellise ÜRO programmiga, mille peakontor on Nairobis koos ÜRO keskkonnaprogrammiga ehk selline organisatsioon nagu UN Habitat, kes tegeleb siis linna planeerimise ja kõikiste linna prügiteemadega, nii et ma olen seal advisory board'is ja tänaseks meil on nendega ÜRO suunaline siis sekretariaat maailmakoristuse korraldamiseks. Nii et ja meie eelmise nädala kõne oligi ja me saime ka nende teadmiste partneriks 5 aastaks, see on siis ÜRO suunal, mis on, ütleme, selles valdkonnas on nagu väga suur, võibolt üks olulisemaid lepinguid täna üldse. Ja tänaseks me hakkame siis otsima rohkem süsteemset muutust, mis tähendab, et me vaatame nagu maailmakoristusest edasi. Jah, me oleme seda teinud lokaalselt, jah, ma olen teinud seda haridusega globaalselt rohkem, aga suures pildis süsteemse muutuse loomine on täna väga oluline ja me ei saa seda teha nagu ülemaailmne, me saame seda teha ikkagi mingite pilootidena näiteks 10 riigis järgmine kord. Kindlasti me töötame süsteemse muutuse nimel siis selle, ütleme sellise cross-sector cooperation ehk et meil on siis nagu asutused, institutsioonid, seepärast, et me ei saa seda maailma muuta läbi selle, et me lihtsalt koristame, siis ühed jäävadki koristama, teised jäävadki lagastama, aga meil on vaja seda muutust teha kogu läbi prügiahela, alates tootmisest ehk töötada siis nagu erinevate äriorganisatsioonidega läbi inspireerimise, nende kaasamise, võib-olla kuskil ka mõtlemise, programmi kaasamise kindlasti, lõpetades siis kohalike omavalitsustega ja ütleme siis riigivalitsustega, millega me täna töötame siiski rohkem, just nimelt läbi selle ÜRO, et siin on nüüd küll rohkem nagu seda koostöökohta. Ja päeva lõpuks peaks sellest sündima siis nagu mõjumudel, nii et see on siis meie selline nagu tulevik. Aga mis siis vahepeal on nagu juhtunud, et me oleme saanud ka mingisuguseid auhindasid, mida ma siis tegelikult võib-olla kõige olulisem meie jaoks on ikkagi see UN SDG Award winner 2023, et see on maailma auhind. Ja see on, sinna kandideeris 5000 organisatsiooni üle terve ilma. Ja Let's Do It World oma World Cleanup Day eest siis sellega toona sai ja see kuulub võrgustikule. Ja see on asi, mis neid väga-väga empowerdas ja mõjutas ja kindlasti see oli nagu unustamatu päev nende jaoks. Ja teine väga suur teema, et jah, et mis siis saime selleks ÜRO päevaks. Et selline on see maailmakoristuse pilt reaalsuses. Nüüd see, kuidas ma seda organisatsiooni juhin, ma vist ütlen ka, kes ma olen, vabandust, et ma olen siis võrgustiku juht endiselt 10 aastat. Ja töötan siis nende riikidega kõikidega. Aku sai tühjaks siis. Ja Monikal on vist natuke lahti, see asi hakkab olla hullu. Ja siis ma olen jaganud need riigid regioonideks ja regioonid olen ma ehitanud omale WhatsAppi või Messengeri. Mul on väga palju kanaleid, kuida kaudu ma nendega töötan, kui WhatsApp on nagu minu põhikanal, kuidas ma seal tööd teen. Eks seal on võimalik seal inimesi nii-öelda esiteks kokku tuua, nende arvamust saada, sa võid seal tegelikult teha ka küsimustikke, sa võid neid koheselt kaasata, sul on mingit abi vaja, sa saad nad kohe sinna. Mul on näiteks Aafrika võrgustik, kus mul on 100 liidrit, et kõik ei ole nagu riigiliidrid, vaid on ka number 2 või number 3 liider, vahel on ka mõni partner.
Ja noh, Aasia on ka suur, et mul on ka Lähis-Ida, mul on Okeaania, mul on Euroopa ja mul on Ladina-Ameerika ja mul on Põhja-Ameerika, kus on 2 riiki, Kanada ja USA, et nad kõik on eraldi. Pluss ma olen organisatsiooni president ka, et ma olen sinna valitud, ma olen olnud, ma ei teagi, 5 või 6 aastat ja siis ma nagu esindan ja organisatsiooni ühtepidi ja teisipidi siis töötangi ÜRO-ga ja selliste suurte asutustega. Ja teen advocacy't ja töötan täna ka partneritega. Tänasel päeval meil ei ole tegevjuhti, sellepärast et raha meil ei ole. See on nagu nii tore, et vot see ongi see autentne juhtimine, et ma olen nagu aus kõikides oma asjades, et kuidas siis juhitakse, kõik küsivad, aga kust te raha saate? Vaat ma siin vahepeal käis läbi see 100 000 euri. Teate, see on nii suur summa, kui mul oleks täna 100 000 euri või mul üldse oleks 100 000 euri olnud, siis ma oleks, no ma ei tea, ma oleks nagu kulla sees mõnes mõttes, aga tol hetkel, kui see Ukraina kriis hakkas ja 100 000 euri tuli, siis ta oli suunatud neile ja olgugi, et see oli minu tuttav, kes sealt organiseeris seda sealt Rootsis, siis tegelikult ta läks ikkagi otse sinna ja eesmärgipäraselt said nad bussi osta, millega asju vedada ja said erinevaid aktsioone tehtud, nii et nii ta läks. Aga tõsi on, et me oleme olnud mõned ajad toetatud ka Eesti riigi poole pealt. Ja eriti see puudutas siis, kui me ÜRO päevaks saime, siis meil oli ÜRO selliseid kõrvalüritusi oli vaja teha ja selle jaoks oli raha olemas, aga maailmakoristuse jaoks ei olnud. Ja ma mäletan, et kui oli 2023 maailmakoristus, siis ma ärkasin öösel hirmuigiga üles, et kuidas ma selle asja nüüd siis ikkagi ära juhin selle maailmakoristuse, et ühtegi penni selle peale ei ole, aga vot nende mingite kõrvalürituste jaoks, et ÜRO päevaks saada on. Ja siis viimane üritus oleks pidanud kõrvalüritus olema ÜRO Peaassamblee ajal New Yorgis ja siis mul öösel tekkis geniaalne mõte, et siis tuleb kogu selle krempliga New Yorki minna. Nii et see on kõige hullem veel see projekt, mida ma olen teinud selles organisatsioonis ja võib-olla üldse üle terve oma elu läbi. Ehk et ma võtsin meie 4 sellist tehnoloogia inimest, kes tavaliselt teevad neid ülekandeid siis meile YouTube'i ja sotsmeediakanalitesse, pluss 13 täiesti mõõdust välja kohvrit, 5 headquarteri inimest, 1 moderaatori, kes on Vatikani paavsti korrespondent ja meie enda moderaator kogu aeg meil võrgustikus, Colm Flynn, võib-olla olete isegi näinud või kuulnud, ja Aado Lõhmus, kes on meie ÜRO poolne selline nagu oma mees Havannas, nii et siis selle pundiga läksime sinna ja ülejäänud inimesed võtsime kõik New Yorgist koha pealt vabatahtlikuna ja tegime selle ürituse Eesti majas. Ja toona käis meil nii Eesti Kersti Kaljulaid kui praegune president, kui välisminister, kui 17 erinevat ÜRO erineva riigi saadikut ja oli väga suur programm ja noh, ütleme selline projekt sai ka ühel hetkel tehtud. Ongi kõik minu poolt, et sorry, et ma vaatan, ma olen küll ajas, aga küsimustele ma loodan, et on aega vastata. Jaa, suur aitäh. Plaksutame kõik sulle. Suur aitäh, Heidi, et no see on ikkagi täiesti imeline töö, nagu sa teed, aga võib-olla selline küsimus, et kui selline kogukonna loomise ja sa ütlesid, et sa olete nagu WhatsAppis ja kuidas sa seda tööd igapäevaselt, milline sinu igapäev välja näeb või kuidas sa seda igapäevast seda kogukonda lood ja oled see eestkõneleja, et millest su päevad koosnevad? Kogukond ju tegelikult koosneb väga erinevatest partneritest või sihtgruppidest õigemini, et väga suur sihtgrupp on mul võrgustik. Selle võrgustiku loomeperiood jäi ju ütleme algusaastate juurde ja see on täiesti omaette tegevus, et siis ma mitte ühegi teise asjaga ju ei tegelenud, vaid ma lõingi seda võrgustikku ja ma lõin seda võrgustikku viisil, et neid inspireeriks selles võrgustikus olemine, et nad inspireeriksid iseendast ja üksteisest ja lõin nagu ikkagi nagu selliseid nagu arenguprogramme, tegin ka, Zoomi ei olnud, et mis meil siis oli? Skype oli, aga Zoom hakkas tulemas, 2017-2018 juba oli Zoom ka vist, jah, aga Skype'id olid alguses, aga jah, hiljem olid Zoomid. Ja siis ma tegin seda mentorgrupi natukene ja võib, et minu see taust on olnud selline, ma olen terve elu töötanud inimestega, et olnud ka privaatpanganduses pikalt tööl
ja selline nagu tunnetus inimese hoidmisest ja sellest, mida ta tegelikult tahab või oskus teda lugeda, on justkui nagu läbi elutöö tulnud. Ja nüüd peab mul olema oskus ühtäkki, et ma oskan lugeda erinevaid kultuure, et minu töö teeb keerulisus kultuurid ja rääkimata sellest, et siin on teatud riigid näiteks nagu Türgi ja USA ja Iraan, kes omavahel üldse ei tohi isegi ühes ruumis justkui nagu olla ja kui see juhtub, siis nad peavad kõik umbes välja arvatud USA ja teised peavad kõik põgenema ja oma riiki teavitama, et nad olid ühes ruumis kuskil kellegiga. Et noh, ütleme Lähis-Idaga väga huvitav koostööd ja mul on ainult meesliidrid seal muide. Aga ja kui kultuuri juurde tulla, siis võibki juhtuda see, et ma mäletan, et kui ma tegin ühte töögruppi sellel pinnal, et nagu panna neid nagu mõtlema, et kas nad suudavad 5% oma riigist tuua ja teha seda ikkagi nagu väga intelligentselt, keegi tunne puudutatud ja küsida nagu päeva lõpuks, et kas sa oled see liider, siis ma tegin seda väga pehmelt, ma viisin neid nagu kogu teemasse sisse, me mõtlesime välja, kes see profiil on, siis vaatasime otsa, kas mul need on. Ehk et ja siis ma jõudsin nagu Iraani ja Afganistani liidrini ja ma küsisin, et kas neil on tunnetus, hästi pehmelt küsisin, et kas nad võiksid seda teha ja juhtida ja mille peale nad ütlesid, of course I am a leader, I am a man. Nii et jah, ma olen liider, seepärast, et ma olen mees. Nii et see oli minu esimene selline õppetund siis sellest võrgustikust ja täna need mehed, üks neist Iraan on mul nõukogus juhtida, nii et selles mõttes on nagu üsna tore olnud, et koostöö selle Iraani liidriga, et meil on hästi suur sõprus ja sügav usaldussuhe, et me räägime ühest samast maailmast ühesuguste väärtushinnangutega. Nii et võib-olla see väärtushinnangud, autentsus. Ja see koostöösoov ja mis sa ütlesid ka vaatad, see suur, see koostöösoov ja see energia ja näha neid lahendusi ja ühiseid punkte ja kõik, et noh, muidugi sul, Heidi, on imeline kogemus, olen ka sulle öelnud, et aeg on kirjutada raamat, kuidas töötada erinevate kultuuridega, luues seda koostööd, tuua erinevat 200 erinevat kultuuri, rahvast kokku tegema ühte ühisprojekti, et see on väga imeline. Vaatan chatist küsimusi ja üks küsimus, Heidi, on selline sisuline, mis puudutab seda, et küsimus on, mis sellest prügist saab, kui see on kokku korjatud, et... Ja, see on ka hästi selline küsimus, hästi tihti küsitakse, et ja see on riigiti erinev, aga mul on väga hea meel öelda, et ma lihtsalt üks põige, et mida ma veel teen oma personalipraktikast, et ma hakkasin tegema selliseid uuringuid organisatsiooni sees, ma teen iga-aastast uuringut, et see ei ole mitte ainult tagasivaatav, see on ka edasivaatav, kui me räägime strateegiatest ja loomisest. Ja siis üks küsimus, mille ma sellel aastal nagu panin nagu põhjalikumalt, oligi nagu vaadelda, et kus riigis siis mida prügiga tehakse. Esiteks 65%, esiteks küsimus osales 70% kogu meie võrgustikust, mis on väga suur. Arvestades, et sul on ainult sisemine motivatsioon, sul ühtegi välismotivatsiooni paketti, ei puhkuse tasu, ei palka ega midagi, aga nendest 65% sorteerib. Ja see on väga kõva samm edasi. Et tegelikult ma arvan, et algusaastal oligi niimoodi, et oligi see jutt, et parem üks prügi koos, kui et prügi eraldi, siis täna ma saan öelda, et 65% nendest vastanutest, mis circa võib olla kuskil 80 riiki sorteerib prügi maailmakoristuspäeval. Ja kui me räägime sellest koristusorganisatsioonist nüüd selle lokaalsel tasandil, siis tegelikult temal on täpselt samamoodi miniatuurne võrgustik, nagu mul on globaalne võrgustik näiteks koostööpartneritest, kes võib-olla on huvitatud sellest prügist ja millega nad loovad töökohti ja millega nad teevad webinari või millega nad toovad kogukondasid kokku. Ehk et see töö, mida nemad nagu lokaalselt teevad, on tohutult suured ja neil on omad programmid tavaliselt, on ju. Nii et jah, et see prügi on siis niimoodi, aga igasuguseid mõtteid, mida veel teha, on väga suured. Ma ütleks, selle aasta prügi maailmakoristuse päev on konkreetse temaatikaga ja see on tekstiil. Nii et ma kohe sukeldun kindlasti tekstiiliekspertidega erinevatesse võimalustesse ja püüan nagu leida suuremat programmi tekstiili suunal, mis on globaalne koos maailmakoristusega, sest on see, mida me koos ÜRO-ga nüüd tegema hakkame.
Aitäh, on ka küsimus siin chatis, esmalt sulle Kristeli poolt sulle tunnustus, et oled vägev kogukonna loomise lugu ja oled üliinimene. Aga küsimus puudutab sellist igapäevast ka sellist nagu töö planeerimist, et kuidas sa jagad ennast kõikide tegevuste sees, äkki mingeid, mis tööriistu kasutad, kuidas lood uusi kontakte, et kuidas sul selline igapäevane töökorraldus on? Ma ei ole selles väga hea, ma arvan, et mul on nagu siin endal kohta, kus õppida. Ja ma ei saa öelda, et ma ei ole võimekas, selles mõttes, et ma hakkama oma tööga ei saa, ma saan temaga hakkama, aga võib, et mul on nagu tekkinud oma nagu sihuke optimaalne viis asju juhtida. Ma toon näite, lihtsalt ühe näite, mis ma väga hästi töötan. Mul on kuskil 8 WhatsAppi suurt sellist kogukonda ja kui ma tahan mingisugust informatsiooni levitada, siis ma tegelikult teen valmis selle konkreetne sõnumi kõikide asjadega ja ma lihtsalt kopeerin ta ühest chatist teise või saadan tegelikult hästi ruttu nagu laiali kõikidele korraga. Ja ma olen õppinud olema selles suures töös niivõrd efektiivne kui vähegi võimalik. Asi, mida ma pean õppima paremaks tegema, on inimestele ütleme ülesannete jagamine ehk delegeerimine, et võib-olla selles aga seal on nagu oma põhjus, seepärast et 10 aastat kogemust on nii suur kogemus, et mul on lihtsalt see niivõrd peas ja kui ma hakkan seda jagama, siis mul läheb nii palju rohkem aega ja tihtipeale Let's Do It Worldil või üldse nagu MTÜ-de inimesed on ju tihtipeale niimoodi, et nad ikkagi nagu tulevad aastaks paariks, võib-olla liiguvad ära, et on üksikud, kes hästi pikalt nagu kuskil koha peal on ja mul tihtipeale on ikkagi nagu inimesi, keda ma pean täitsa nagu nullist hakkama kaasama ja see on väga nagu ajakulukas, ütleme siis niimoodi. Aga võib-olla üks väga huvitav mõte praegu on lihtsalt see, et täna ma pean organisatsiooni restruktureerima ja ümber reformima. Ehk et ma olen ainus juht, tegevjuhi, presidendi, võrgustikujuhi, partnersuhete juhi koosseisus üksi, sest et me töötame vabatahtlikult, mina kaasa arvatud ja mu pere toetab mind, ma saan seda praegu teha. Aga praegu ma olen siis, see on ju ka suur muutuste juhtimine, sest et ma juhin muudatust täna ikkagi rahvusvaheliselt nüüd siis selles organisatsioonis. Ja kui see volikogu on nüüd siis kõige suurem otsustaja, siis tegelikult oleme öelnud, et organisatsioon on vaja reformida. Homme mul on kohtumine advokaadibürooga, et saada aru, mis siis Eesti seadusandlus siin nagu, millist kaitset ta annab nagu selle organisatsioonile, et ta peaks olema Eestis või mitte Eestis. Ja põhjus on ainult selleks, et meile maailma koristus on väga keeruline rahastust leida. Ma võin kirjutada projekte ja teha projekte, kes on sihtotstarbeline. Maailma koristus, mis on suurim Eesti brändi projekt ÜROs, mul ei ole võimalik sinna raha saada kuskilt, välja arvatud, kui et Eesti riik ei toeta, Eesti riik ei toeta ja mina üksi seda siin ära ei juhi. Nii et mul on väga huvitav projekt, väga huvitav elu praegu ja ma olen selle kõige juures täiesti roosa ja rõõmus ja rahulik, et järgmine reede on koos meil 25 erinevat organisatsiooni üle ilma, kes siis nagu mõtestavad, et kuidas organisatsiooni siis nüüd edasi saab juhtida. Loomulikult viisil, et headquarter on ikkagi Tallinnas, loodame, et see nii läheb. Tore, kell on saanud 8 ja meie planeeritud seminari aeg on läbi. Heidi, kuhu sind viib järgmine reis või mis on sinu järgmine siht? Ma tean, et sa oled liikumas reisile. Ma saan liikuda ainult siis, kui mind kutsutakse, kõik kinni makstakse või mul on see projektiga seotud. Ma tulin Bangladeshist ja mind oli sinna kutsutud. Bangladesh on väga huvitav koht ja sellest võiks täitsa eraldi rääkida, kindlasti, et on eraldi peatükk võimalikus raamatus, mis võib-olla kunagi tuleb, aga nüüd ma lähen Tansaaniasse reedel lihtsalt sellepärast, et mu projekt seal lõpeb ja need on projektirahadega juba minekud ja seal on nädal aega nagu kõvad töötamist kaasa arvatud haridusministriga ja haridusministeeriumiga ja vaadata, kuidas see projekt saaks olla jätkusuutlik Tansaanias, mis on väga keeruline Aafrika riik, väga keeruline. Ja. Igal juhul soovime sulle, Heidi, palju edu, oled meile suureks eeskujuks ja tuli küll tõesti välja, et see sisemine usk, samas hästi palju energiat, aga oskus ka inimesi kaasata ja sa oled väga inspireeriv naine, et suur-suur aitäh, et sa meie esimeses meistriklassis olid. Aga kõikide teistega juba, kes täna siin olid, järgmise korrani 18. märtsil jälle 6-8
ja minu partneriks on Signe Ventsel, kes on Eesti üks parimaid persoonibrändi loomise eksperte ja räägime sellest juba, et mõjuisikuna, rohesaadikuna on tähtis, et sinu enda bränd on tugev. Nii et kohtumisena Zoomis ja samuti saate natuke lugemist ja mõtlemist ette. Kõigile suur aitäh kuulamast, aitäh, et tulite ja mõnusat õhtu jätku. Lehvitan teile. Aitäh!